Et nüüd on see aeg koht, kus me saame pea tunni vältel siis üheskoos arutleda sel teemal, et kas ja kuidas peaks majandama Hiiumaad ümbritsevat merd. Ja ma väga tegelikult tahaksingi seda ühist vestlust alustada just selle esimese küsimusega, et kas, sest et me oleme, üldiselt kohta ikkagi öeldakse niimoodi, et peast natuke mereliselt. Me oleme ju merega igatepidi ümbritsetud. Me kõik oma elukorralduslikud toimingud peame tegema lähtuvalt merest arvestades, kas siis logistilistel või looduslikel asjaoludel. Ja mul on nagu selline tunne natukene, et hiidlane või ütleme Hiiumaa kogukond peab seda merd selliseks enda omaks, kuigi ta juriidiliselt ju justkui on riigi oma või meil kõigi oma. Aga et kui keegi tahab nüüd tulla siia midagi ütlema, et ma tahaks hakata seal meres nagu midagi majandama, siis see lööb kohe sellise punase lipu üles ja ükskõik, mida me selle majandamise all siis nagu mõtleme, siis juba eos on natuke nagu kogukond selline kõhklev ja kahtlev, et hakkame siit kohalikest meestest pihta ja siis võib-olla jõuame sinna nii-öelda kaugemale ja globaalsemale ja riikliku vaate juurde, et kas üldse peaks Hiiumaa puhul rääkima meid ümbritseva mere majandamisest või võikski ta olla selline, see on meie oma, las ta olla, ärme torgi. Imre on meil siin kui kohalik kalur, ei ole täna veel nii-öelda oma esitust teinud, aga sul on nüüd hea võimalus selliseks sissejuhatuseks teha, et kas me üldse peaksime rääkima Hiiumaa ümbritsevast merest kui mingisugusest majanduskeskkonnast? Tervist! No meri on Hiiumaale väga oluline ja ilmselt mitte ainult Hiiumaale, vaid Eesti mõistes üldse, sest Eesti enamik rannik on ju merega või siis järvedega kaetud ja eks ta on mingil määral saab sealt toidulauale üht-teist ja hingele ka nii, et on selline tähtis koht ikkagi, et vajalik. Jah, aga võtamegi näiteks kohe nüüd nagu võrdluse, et kui sinusugune kohalik kalur käib merel, siis ta tõenäoliselt suudab selle kalaga kohalike hulgas värskena ja nii-öelda kohalikuna maha müüa. Kui nüüd tuleks siia suur merekasvandus meile rannikule, siis hiidlastel ja endel jääks söömiseks sellest nagu väikene osa, et tegelikult see oleks tegu tootmisega, millest saavad kasu ja nii-öelda kõhutäis hoopis teised, kolmandad või neljandad kuskil teises maailma otsas. No absoluutselt, igal ettevõtmisel peab olema ka mingi väljund, et päris niisama ei hakka keegi midagi tegema. Ilmselt siis leitakse sellele tootele ka mingi turg. Hiiumaa on kindlasti väike, aga maailm on suur ja süüa tahavad kõik ja head värsket kala seda enam, nii et absoluutselt, kui on võimalused ja kuhu turustada, siis tuleb proovida. Georg, kuidas sina tõenäoliselt, kui küsida sinult, et kas, siis ütled, et ikka vaatame seda kui ka majanduskeskkonda, et saame sellest siis ka kogukonnana kasu või kuidas on? Jaa, aga tegelikult meie vaatame seda selliselt, et selle looduskeskkonna ja merekeskkonna kasutamise puhul peaks olema tagatud tasakaalupunkt, sest kui me selle üle ekspluateerime, siis me ise tekitame selle keskkonna, kus meie enda kalad sumpades lihtsalt ei taha olla, et neil on seal ebamugav, nad surevad seal ära. Ja kui nad surevad seal ära, siis meil ei ole enam mingit äri, et selles mõttes ja kuna see protsess on väga pikaajaline, see ei ole ainult ühe hooajaline, siis me peame ise hoolitsema selle eest, et see keskkond kestaks ja säiliks seal nii puhtana kui vähegi võimalik, aga mulle praegu meenus, et selles maailma parimasse Hiiumaa kalapoodi tegelikult meie ühistu liikmed on andnud ka oma siis kasvatatud forellimarja, mis oli imeline, ütles mulle Imre. Nii et selline koostöö juba tegelikult täna käib. Kuidas riigi poolt või siis ministeeriumi poolt võiks vaadata, et äkki see Hiiumaa on selline tore vaikne kant, las ta olla, et ärme hakka sinna üldse mitte midagi lubama. Kõik taotlused, mis tulevad, eos juba saadame tagasi tuldud. No surnuks saab alati menetleda ükskõik kus pidi ja teha, et mina näen seda ikkagi,
kuna kogu merenduse poliitika kujundamine ei ole meie all, siis tegelikult tulekski vaadata seda kohalikku konteksti, et kui me võtame see, mis meie poliitika kujundus, väike sadamad on, siis me ei peaks Tallinnast ette ütlema, kas seal sadamas peaks olema restoran, kas seal sadamas peaks laste mänguväljak olema, et see peaks olema ikkagi kohaliku piirkonna autonoomia, et selle üle lõplikult otsustada. Riik peab mingi üldise raami nagu ette panema, see on selge ja väga oluline siin ka selle keskkonna ja majanduse tasakaalu otsimine, aga ma näen, et ikkagi kohalik kogukond tunneb kõige paremini, kohalik ettevõtja tunneb seda konteksti kõige paremini ja kohalik inimene tunneb ka seda paremini. Et Tallinnas ei ole kindlasti kõik kõige targemad ja see on minust kõige olulisem. Aga kas elu ei näita, et see kohalik kogukonna hääl ja ilgeks hääleks kõrbes üldjuhul? Üldiselt ma päris nii hull see ei ole, et ma arvan, et see on, aga lihtsalt tundub, et me oleme nagu Eesti riigis nagu 30 aastat ehitanud seda süsteemi tõesti niimoodi, et me tõesti keskvalitsus peaks nagu justkui kõike asju ette ütlema, et ma arvan, me peaksime ikkagi minema tagasi sinna, et kohalikule tasandile andma seda otsustusõigust juurde, sest isegi Tallinnast me ei tea ikkagi kõiki neid kohalikke olusid. Kas see kohalik tasand siis võiks ka otsustada mingis ulatuses nii aga piirneva ranniku mere üle mingis kilomeetrites või ulatuses? Jaa, et selle merendusreformiga, mida me plaanime, siis tegelikult me tahaks ka seda osa üle vaadata, et kui vaadatagi teiste riikide praktikaid, siis ongi täiesti teatud piirini antud ka see otsustusõigus täiesti kohalikele rannikuäärsetele omavalitsustele, et see on kindlasti üks tee, mida valida ja seal tulebki need riskid ja probleemid nagu läbi kaalud, et kas ja kuidas on, aga lõpuks on ka see, et päris iga kohalik omavalitsus ka päris oma suunda ei jookse, et mingi üldine raam peab ikkagi see ees ka olema, et strateegilises vaates me suudaksime selle tasakaaluga suures pildis saavutada ja ka Läänemere keskkonnaseisundit võib-olla siis ikkagi ka paremuse suunas ka suunata, et mingid piirid peavad ikkagi olema. Tarmo siin just äsja lõpetas esituse ja mulle üsna mitmed slaidil jäi väga ilusasti meelde, et see pisikene Hiiumaa seal keskel oli väga hea puhta veega ja igati pidi kaitstud ja kas see võikski nii jääda? Sest et meid on mõnes mõttes tänu Nõukogude piiritsoonile siit merest nagu tükk aega eemale hoitud, tänu sellele see kõik säilinud on, et võikski nii jääda äkki? Jah, seal realitakse ikka põhiliselt muumiaid ja muuseumi eksponaate, mitte inimesi, kes elavad. Aga väga õige on see, et meil on olnud massiivne kultuurikatkestus 50+ aastat. Ja see ei ole mitte kultuurikatkestus, vaid ka lähendu põgenemti ju rannast ja väikesaartelt kogukondade kaupa. Et katkes ka perekonna ja kogukonna sees olev mälu. Kui 50 aastat oli mere poole vaatamine peaaegu karistatav. Eks see on 3 põlvkonda. Ega see ei ole praeguseks muutunud, kus ma toon paralleeli, et ikka veel, kes saksa keelt oskab ja Saksamaaga suhtleb, teeb kindlaks, kes on ida ja kes on lääne sakslane. Et kultuuritraditsioonide taasteke on äärmiselt pikk protsess ja kas see võtab aega 2 või 3 põlvkonna on raske öelda, aga see on see tegelikult probleem, milles me oleme. Ja üks selle väljundeid on selles, et seadused on kirjutanud ja ka menetlemise traditsiooni loonud põlvamaa inimesed. Meri ja rand funktsioneerivad põhimõtteliselt teistmoodi kui maa. Vesi ei tunnista riigi piire, nii nagu õhk. Õhuliikumise ja õhku paisatud saaste riikide vahelise arvestuse ja kompensatsioonimehhanismi me oleme. Inglismaa maksas Norrale väga palju selle eest, et Norra metsa hakkevihkudest tulid. Mere ja ranniku puhul ei ole see jõudnud teadvusesse. Ja see on asi, millega tuleb spetsiifiliselt tegeleda. Meie seadustes tuleb ette näha erisused mere ja ranniku jaoks. Muidu jääb Hiiumaa muuseum. Siit on hea kohe Jaagu käest küsida, et palju ministeeriumis on siis Hiiumaa ja Saaremaa ja Vormsi elanikke näiteks, või mitte elanikke, vaid töötajaid, kes oskaks kohapealse inimesena tundvate oludena kaasa rääkida seadusloomes? No ma kõigi ministeeriumid Eesti saagi öelda, et meie tiimis on 13 inimest üle Eesti, et nüüd saartelt
ma ei oska öelda, meil ei tohiks ka olla praegu saatled kedagi. Aga tegelikult see võti ei olegi ja taust võib-olla ei olegi see, et keegi peab kuskil saare pealt olema maailma kontekstis, merenduse kontekstis on Võru ka rannikuäärne linn, et seda me ei tohi ka ära unustada, et me peame ka konteksti vaatama. Oluline lihtsalt, et need inimesed, kes omavad merenduskogemust ja tausta ja mõistavad, kuidas see tervik ökosüsteem toimib, see on minu arust oluline ja kohalikel kogukondadel on kindlasti selles mõttes kaasamise juures oluline roll, et kui mina vaatan praegu, ma olen 3 aastat avalikus sektoris olnud, siis see, mis sisu, mis antakse, see peaks ka olema kvaliteetne ja selle mingite teemade eest tuleb ka võidelda, et see on võib-olla see võti, kuidas siis ka kohalike kogukondade hääl nagu jõuaks siis ka mingite muutusteni, et sellega tuleb pidevalt tegeleda, see ei ole, et ühe korra saadame sõimukirja ministeeriumisse ja sellega asi laheneb. Ei lahene ja see tulebki pidevalt tegeleda ja see on see tänane olukord. Ennist Georg tõi ka väga hästi välja, et kui palju on esiteks igal aastal 2 korral vahetud minister, kui palju on pidanud käima kõikvõimalikes ministeeriumites uuesti nullist hakkama nagu asja rääkima. Milles see probleem nagu pigem on? Kas keegi seal, ütleme siis nii-öelda poliitilisel tasandil või ministeeriumite poolt, kas keegi ei oska vastata nendele taotlustele või ei taha keegi nii-öelda vastata nagu peaks vastama? Kust see nagu juur nagu pihta hakkab, et miks menetletakse 6 aastat või kauemgi mingisuguseid hoonestusalasid, et kuidas sulle tundub, et kas ei ole teadmist, tarkust, julgust, mille taga see 6 aastat on? No võib-olla selle taga, et teatud valdkonnad on niimoodi ametnike jaoks uudsed, et kogu see tegevus, mis seal merel puudutab täna tuuleparke ja siis vesiviljelust, et see ongi lihtsalt uus valdkond, et need inimesed menetlevad seda esimest korda elus, menetlusajad on hästi pikad, siis need positsioonid vahetuvad hästi kiiresti, tihti ei ole asendusi, siis on sealt tulenevad pausid nagu menetlemise ajas, siis osade teemade puhul otsustataksegi, et menetleme surnuks, nii nagu öeldi. Ja samas see on arusaadav, neil on kogu maailma aeg, et kuu lõpus oma palga nad saavad ju nagunii ära. Ja nüüd siis seal sees on väga palju neid inimesi, kes on tegelikult tohutult abivalmid, kes mõtlevad kogu aeg kaasa, kes kogu aeg mõtlevad, kuidas saaks. Saaremaa on väga hea näide seal Keskkonnaameti poole pealt ja tunnevad ka päriselt huvi, käivad siis merel nendes kasvatustes mitu korda aastas ise koha peal ja näevad, et see on midagi, mida me võiksime teha, seda enam, et kõik ümbritsevad riigid teevad seda kogu aeg, et Soome näiteks Helcomi kohtumistel 3 aastat tagasi ütles, et aitab küll, et meri on täis, ärme enam kasvatusi juurde raja. Ja siis, kui sa vaatad nende aastast siis merekasvatuste välja antud lubade arvu, siis see jätkuvalt kasvab. Taani ja Rootsi ütlevad, et ärme merel teeme maismaal, kolivad oma kasvatustega siis maismaal, tõstavad seal mahtusid, teevad korduvkasutusega kasvatusi järjest juurde ja juurde. Ehk siis kõik teised meie regiooni riigid teevad seda, samamoodi Venemaa ja kõik ümberkaudsed riigid kasutavad siis sama vesikonda, mida meie võiksime kasutada. Ja meie oleme siis algusest peale Helcomis raporteerinud, et meie ka väga toetame hoida siis seda Läänemere tänast taset ja ärme sinna rohkem siis koormusi juurde tekita. Samal ajal, kui me teame, et siin erinevatel andmetel 60–80% kogu sellest täiendavast koormusest tuleb siis põllumajandusest, nii nagu siin ka eelnevalt need slaidid olid, et läbi jõgede siis jõuab sinna vette kordades rohkem, kui üldse seal meres koha peal jõuaks siis selle majandustegevusega nagu seda keskkonda koormata. Imre, kuidas sina seda selles vaates näed, et sinul kui kaluril, et kui palju seda bürokraatiat ja asjaajamist üldse on ja kuidas sulle tundub, et kas need inimesed, kes need reeglid on välja mõelnud, kas need on merele sõltud inimesed või need on täitsa maismaaretid?
No, ma ei tea, kui inimene on tööle võetud, siis ta hakkab kohe midagi välja mõtlema ja ma ütlen, et Eesti on siin selles mõttes ikka number 1 Balti riikide ja üldse siin Soome lahes, et eestlastel on kaladele kõik alamõõdud välja mõeldud, mida kuskil mujal siin Soome, Läti, Leedu, ümberringi, Rootsis kuskil ei ole. Meil on alamõõdud, iga aasta tõstame neid alamõõte, nii et kogu aeg nagu tööd on. Et selle nimel, et eks siin, kui on vaja teha, teeme tööd ja siis ma ei tea, kuhu me lõpuks jõuame, aga eestlane on selline, vaikselt jälle tuleb asjaga kaasa ja korraks vähe nukker tunne on, aga ainult on nukker tunne, et ei hakkagi nagu palju häält tegema, sest teada on, et nagu edist öeldud, et jääb hüüdjaks hääleks kõrbes või ikkagi aega, et sellest palju hääle tegemisest on nagu vahest tolku ka ikka olnud. No üldiselt on ikka nii, et laupäeva õhtul läheb eestlane, läheb sauna taha, paneb jalaga vastu sauna külge ja kirrub vannub ja käib saunast läbi ja esmaspäeval jälle kõik hästi. Georg, sa oled repliik? Ja ei mõtlen seda, et kuidas me saame seal midagi mõjutada ja nii-öelda panna siis kiiremini kaasa mõtlema on see, et läbi selliste ühistegevuste ja läbi katusorganisatsioonid, et eraldi rääkides, sisuliselt see jääb tõesti hüüdja hääleks, aga kui on erinevates valdkondades need jõud on koondunud, on katusorganisatsioonid, siis tegelikult neid võetakse juba päris hästi kuulda. Ja selle eelduseks on see, et on meeletult hea nagu koostöö. Et mul eile õhtul just istusime siin poole saalitäie rahvaga koos seal Hiiukala üldkoosolekul ja kinnitasime merega seonduvaid siis projekte ja seal oli selline täiuslik üksmeel, et kõik projekte toetati ja kõike juhatuse otsuseid toetati ja kui selline nii-öelda lähenemine võtta ka siis riigiga suhtlemisel, et minna ühiselt nagu välja, et siis on sellel kordades suurem mõju, kui käia ükshaaval. Jaa, et Georg tõi tegelikult töötab väga õige asja välja, et võti ongi koostöös ja kui ennist öeldi just välja, et Estonia Marine Greentech ja Retrofit Hub kontseptsioon sai ka rahastuse, see on see sama rahastus, mis tuleb sellest samast sektorist ja see töötati välja riigi ja erasektori koostöös, siis see ongi näide, kuidas saab edasi viia ja võtmeküsimus ongi ka erinevatel siis mittetulundusühingutel ja konsolideerimisel, et oma häält nagu kuuldavaks teha. Et see on kindlasti ja mina ütlen oma 3-aastase kogemusega avalikus sektoris, et seal, kus tekib see partner ka erasektori poolt vastu, kes on valmis kaasa mõtlema, valmis panustama, siis seal hakkab areng toimuma. Ja seal hakkab kiiresti areng toimuma. Et see on see võtmeküsimus ja kindlasti kutsuks üles erinevates siis inimajanduse valdkondades ka, et tuleb konsolideeruda, pidevalt tegeleda oma teemade pilti toomisega, sellest ei pääse, et kõik valdkonnad konkureerivad oma vahel iga sendi peale ja kui üks ei konkureeri või sellega ei tegele, ega keegi väga kuskil patja ka ei nuta sõna otseses mõttes, et jäi nüüd tulemata. Et see on väga oluline ja igati toetan Georgi mõtet. Kui me vaatame seda merd, mis siin Hiiumaa ümber on, kui ressurssi, siis ütleme nii, et viimase 15 aasta jooksul on kõige rohkem pildis olnud need tuulikupargid, mida on tahetud nagu merre panna, mida vist ka jätkuvalt menetletakse, mis ei ole ei ega jaad vist otseselt kui saanud kuskilt välja. Et siis vaidlustatakse ja siis jälle menetletakse edasi. Nüüd viimastel aastatel on see kalakasvanduste teema nagu juurde tulnud. Kas need 2 valdkonda ongi tegelikult siis kõik, mis selle nii-öelda ressursi kasutamise mõttes võiks nagu kõne all olla? Või tegelikult võiks meie kas siis asukohta või meie selle mere seisukorda või kõiki muid aspekte arvesse võttes, kas siin võiks olla veel midagi, mis nii-öelda selle ressursi kasutamist võimaldaks kõige paremas mõttes ja võib-olla siis samamoodi lõpuks tooks ka kogukonnale kasu, et kogukond igas mõttes oleks sellega rahul. Kuidas teile tundub?
Kas me jäämegi ka 20 või 30 aasta pärast ongi need 2 valdkonda ainsad, millest me saame rääkida? Imre, kuidas sulle tundub? no liiga kaua on siin ühe koha peal tatsutud, et ilmselt peaks ikka kuhugi välja jõudma. Ja no praegu nagu ma kala poole pealt oskan öelda, et viimase 15 või 20 aasta kõige paremad kalasaagid on praegu. Ja noh, ma ei tea, Hiiumaal ja siin ei ole tuulikuid, aga no, neid on igal pool, et kuskil ei ole kuulda, et kala ära oleks kadunud nende pärast. Ja samamoodi mere kalakasvatused, asjad, et neid arendatakse igal pool Soomes ja igal pool on kala palju, nii et noh. Väga paljudel erinevatel õppereisidel käinud kuskil kaugemal, et kas lisaks kalale ja energeetikale on selle merega veel midagi ette võetud, kuidagi nii-öelda tööle pandud? Noh, kindlasti sõltuvalt riigist ja mere eripäradest otsitakse igasuguseid lahendusi. Aga no praegu otseselt välja tuua niimoodi praegu ei oskagi, aga eks see sõltubki, kus me asume ja sellest, et mis ressurssi meil vaja kasutada on, tuleks ära kasutada, kui sellised võimalused on. Korraks tulen kohe Tarmo ja Jaagur tagasi, aga ma läheks sinna Georgi ja Jaagur, vabandust. Aga Tarmo, et kas nii-öelda teaduse või sellise sealtpoolt vaadates võiks meie asukoht või meie seisukord, mis siin ümbritsevas meres on, mingisugust eelist tuua? Ma ei tea, tõenäoliselt soolamiselt välja kuivatama ei hakka. Noh, vaatame, et maismaa maakasutuse, mis võimalused seal on. Põllumajandus, metsandus, kaitsealad, turism ja nüüd viimasel ajal siis energia tootmine, kuna taastuvenergia tihedus on hästi väike, siis taastuvenergia tootmiseks tuleb investeerida hästi palju maapinda. Rohkem ei ole nagu majandusbilansis ju teada asju. Et ega merega ei ole midagi rohkemat, pluss see, et maismaal on transpordimagistraal, kas raudtee või maantee, aga merel on natuke laiem ala, kus seilata tohib. Et need võimalused on, rohkem põle. Ja kui siis mõelda selle peale, et kuidas on põllumajandus arenenud, et toiduvilja toodetakse väga suurte pindade pealt, sest muidu ei saa, ja väga paljud põllud või varasemad viljatalude pidajad on hakanud pidama loomi. No mis siis ikka, et kalakasvatus on... Nagu loomapidamine. Aga absoluutselt maailma mõistes, kui tõmmata, ega siis maailm läheb samamoodi edasi nii maal kui ka merel. Ega siis ei maksa leiutada jalgratast, kui hästi teada, kuidas läheb. Osa merd tuleb ära kaitsta, osa merd peab olema transpordimagistraal ja osa merd peab olema investeeritud taastuvenergia tootmisesse. Nüüd meil on siin nagu räägitud, mis maksab meretuulik. Ma saan aru, et see maksab kohalike inimestele vaate. Aga ei ole midagi parata. Kui me tahame, et meie toad oleksid valged ja soojad, siis millegagi tuleb maksta ja ilusa vaate sisse tikupoiste tegemine, ehk elame üle. Probleem on muidugi infraheli, aga see on omaette lugu. Mida ma öelda tahan, et me oleme rehkendanud, mis maksab tegelikult mere tuulest tehtud energia. Et need hinnalaini, hinnapõrandad, millest Eestis räägitakse, on 2 korda kõrgemad kui meretuule tegelik maksu, kus on siis kogu elukaare vältel, alates mõtte tekkimisest kuni tuuliku mahavõtmise mere põhja korrastamiseni. Et eriti väärtuslikud on merealad just siin kandis, sest suhteliselt tugevat ja püsivate tuulte vöönd tuleb kuskil Taani väinadest, pikki Läänemerd just meie kanti, sest see enam-vähem vastab tsüklonite tavalisele liikumistrajektooril. Nii lihtne see ongi. Ja siin on väga head tuuleressursid ja merepõhi on ehitamiseks hea ja kaugus põhivõrguga on väike, nii et Kihnu, ma saan aru, et Kihnu on teie mõistes muidugi terakene, selline pisike pungalteras ilmas ja Hiiumaa rannaveed on kõige tulusamad kohad meretuulikute panemiseks. Tegelik hind kogu tuulikute elukaare vältel 2020 aasta ehitushindades, Taani ehitushindades on umbes 50 eurot megavatt-tund. Ja te teate, et räägitakse 100 eurost hinnalaest või hinnapõrandast ministeeriumi tasemel. Et meretuule tootjate lobi on olnud imeks pandavalt fantastiline. Te olete siin kullaaugu otsas oma merealadega. Küsige selle eest raha.
No nii, kuidas ministeeriumi poolt vaadates on, et kas me oleme ka kullaaugu otsas ja anname need load välja ja las saavad arendajad ja las saavad hiidlased ka midagi? Hiidlased peavad esimestena saama. Et see talumistasu on äärmiselt vale nimetus. Hiidlastele ajalooliselt kuulunud mereala, okei, et siin olid ju mereröövlid ja teie maja on ehitatud ilmselt ju haakliku rahadest pealt. Aga et rannavesi on alati olnud vähemasti pool omandis kohalikel. Et te peate selle omandiõigusega selle osa protsendi, mis on jäänud ise realiseerima, teades, mis see maksab. Ja kui te jääte lihtsalt lobiste kuulama, siis te ei saa kunagi teada, mis see tegelikult maksab. Ja ma olen Tarmoga igati nõus, et praegu oleks hea öelda, et tõesti on ja teise ministri all oleva osakonna temaatikat hakata kommenteerima ja raha välja lubama, et kõigile toetusi jagada, et meretuule energeetika paraku ei ole meie poliitika kujundamise all. Küll on minu nägemus on see, et meri pakub ikkagi väga palju võimalusi. Me räägime siin energeetikast ja mis me võib-olla täna liiga palju vaatame, selle energia tootmine ja vaatame mandri poole, aga meri on globaalne, turg on globaalne ja see sama esitluses välja toodud slaid, palju üks lae tegelikult vajaks rohemetanooli. Me ei pea isegi vaatama, kas meil võrgud on omal piisavalt tugevad, me saame mere pool toota seda, me saame kõike tegelikult seda teha ja meretuulepargiga tegelikult kaasneb ka terviklik tööstus siia taha ja seda tegelikult täna ei ole väga analüüsitud, et mis see kaasa toob. Üks on puhas energiatootmine ise, aga kuidas seda väärindada, mis tööstus seal tuleb, mis transpordisõlmed seal tulevad, see on tegelikult täna veel analüüsimata korralikult. Meil õnnestub nüüd saada tõesti ilmselt rahastus, me saame selle osa ka ära katta, aga see pakub võimalusi ja mis on võib-olla uued asjad veel, mida väga palju Eestis ei räägita, on muidugi veealused andmekeskused ja kõik muu, aga siin me peame ikkagi, ei tohi ära unustada ka seda, et nagu Tarmo ka välja tõi, et igale poole on targem mitte torkida merepõhja, sest seal on ka meil probleemid. Ehk siis me peamegi läbi mõtlema, milline see infrastruktuur on ja katsealade osa on ka väga oluline, mille ma välja tõin, aga kuhu me mida teeme ja mis osas me tõesti peamegi ka kaitsealad tekitama, et täna 28% on kaitse alla võetud, Euroopa Liidus tahetakse 30%-ni jõuda, aga me peaksime enne endale selgeks tegema, mis on see kohalike kogukondade vajadus, kus me tõesti võib-olla siis kalasumpasid tahame, et me peame selle läbi mõtlema, sest selge on see, et rahvastiku arv kasvab ja lõpuks tulevad ikkagi suurem osa ressursse kasutusele võtta, me peame seda targalt. Aga kui sa ütled, et seda kaasnevat osa ei ole senimaani väga analüüsitud, siis hiidlased kogusid siin allkirju meretuuleparkide vastu juba 2008 ja siiamaani see tants ja trall selle ümber käib, et ühest küljest tekib küsimus, et mida siis see viimased 15 aastat on analüüsitud ja teisest küljest, et me ei saa ju ka lõpmatuseni jääda neid kõikvõimalikke mereplaneeringuid ja asju siin läbi maakonnaplaneeringute koostama, mis iga etapp võtab siin mitu aastat ja siis tuleb üks uus idee ja hakkama jälle nullist kõike pihta. Jaa. Kogu see planeerimisprotsess tulekski tegelikult üle vaadata, ja kui me vaatame nüüd pärast seda Euroopa rohepöörde või kliimapaketti, siis me peame tervikuna vaatame kõik üle, et siin ei olegi, need nõuded on ühelt poolt, aga teiselt poolt kõik need muutused, mis on täna toimunud maailmas, need nõuavadki meile teistsugust lähenemist. Me ei saa seda 30 aastat toiminud süsteemi edasi pidada, me peamegi vaatama, peamegi olema kiiremini reageerima, oma planeerimisprotsessid kõik üle vaatama ja sellega minu teada ka Regionaal- ja Põllumajandusministeerium täna tegeleb, et seda protsessi üle vaadata. Ma annan Ingele kohe sõna, aga teeme enne Georgile selle ringi lõpuni, et kas energeetika ja kalandus või ütleme võib-olla siis toit laiemalt ongi need kaks valdkonda, mida me saaks ja peaks siin oma ressursi mõttes vaatama või ka sinul maailmas ringi käies on juba jäänud silma midagi, et aga siin võiks ju veel midagi. Ja siin ma julgeks presidendile vastu vaielda, et ta tegi terve pika loetelu, mida juba tehakse maismaal ja mida tehakse merel, aga ma ütlen, et ma ei tea vastust, aga ma tean, et ainult fantaasia on piiriks, et kuidas merd ja ookeani kasutada, sest nagu me ennem slaidilt nägime, siis 70% on selle veega kaetud ja me teame tegelikult sellest nii vähe, et
mõtleme kas või enda peale, et kui me elame täna nagu maal, siis tõenäoliselt see on see põhjus, miks me nimetame seda planeeti maakeraks. Et kui me elaksime vees, et siis me ju nimetaksime seda veekeraks. On ju nii? Ja noh, tõenäoliselt see on ka põhjus, miks me teame sellest merekasutusest nagu nii vähe. Et üks asi on need andmekeskused, laineenergia ja võib-olla veel midagi, aga tegelikult me teame sellest väga-väga vähe. Et ma ei tea, kas me isegi teame veepealset nii-öelda osa, et võib-olla me teame sellest. No me ei tea sedagi, ütleb president. Nii, ma läheme liige juurde siia. Siin on palju väljendatud diskomforti selle teemal, et tuulikud ei ole Hiiu merele tulnud. Ja mulle tundub, et esineja, kes saalis ei tea, kuidas on faktilised asjad. Merealade maakonna planeeringut menetleti pikalt. Hiiu tuul kirjutas korduvalt ettepanekud, mis on seal puudu ja millised puudujäägid on. Asi päädis sellega, et Riigikohtu halduskolleegium tühistas merealade maakonna planeeringu tuulikute osas sellepärast, et KSH oli halvasti tehtud. Ja Hiiu merealal ei ole lapikesti maad, kus õigusriigis saaks teha tuulikuid. Ilma eriplaneeringuid läbi viinud. Seda analüüsis ka Rahandusministeeriumi planeeringute osakond paar aastat tagasi ja leidis, et tuleb teha eriplaneering ja võimalikud tuulepargi alad. Üks on väljas majandusvööndis, teisel pool laevateid ja teine piirneb Saaremaa merealaga. Nii, Enefit Green suutis saada Kliimaministeeriumilt Loode-Eesti tuulepargi keskkonnamõjude hindamise aruande heakskiidu. Selle Hiiu tuul vaidlustas kohtus, sellepärast, et seal olid olulised puudused. Seal näiteks ei arvestatud seda, kui palju kaablite panek mere põhja halvendab mere seisundit, oli väga puudulik visuaalne hindamine. Kohus võttis selle menetlusse ja praeguses õiguslikus ruumis ei saa Hiiu merealale tuulikuid teha ja ärme selle üle diskuteerime, süüdistame ametnikke, kui see õigusriigis ei ole võimalik. Aitäh! Aitäh ülevaate eest, mis puudutab siis erinevaid eriplaneeringuid ja maakonna planeeringuid. Kas on äkki siin publikul veel? Jaa, Toomas. Aitäh! Ma akadeemiku ettekandest jätsin endale meelde 2 asja, mis oli nagu minule olulised. Üks oli muidugi, võib-olla on see pigem Georgile oluline, see, et Läänemeri on nagu põld, kus on palju toitained, mis tähendab seda, et tegelikult taimekasvatus meres võib-olla oleks majanduslikult parem kui loomakasvatus. Et saarlased on võib-olla siin olnud kavalma. Aga ma mõtlen tänased saarlased, kes Urmas, kes esines. Aga nali naljaks ma tahan teist asja öelda, mis jäi mulle meelde, on see, et Kassari laht oli ainukene piirkond Eesti meres, mille seisund on paranenud, kui ma õigesti aru sain pildist ja kontekstist. Kui see nii on, siis ma tahan öelda, et üks valdkond, mida te minu meelest palju ei aruta, kuigi siin kaitsealasid nimetati, on see, et tegelikult meie võimalus on lisaks sellistele käega katsutavatele majanduslikele eelistele on see, et meie meri on puhas. Ja Läänemere kontekstis oleme me väga heas seisus. Ja kui siin oli juttu ka sellest, et on katsealad võimalik luua merel, siis tegelikult me oleme üks väga hea katseala, me oleme puhta mere katseala. Ja see annab meile teatud eelised. Ja see oli lihtsalt selles mõttes, et kaitse tähendab piirangud. Ma toon kohe Kassari lahe 2 näidet, mis täna oli ka jutuks. Immeri nimetatud kala seisundi paranemine. Orjaku sadam on üks põhilisi sadamaid, mis ranniku kalapöögist toob tulu sisse. Teine on täna räägitud Furtselaaria, mis on Kassari lahe just sellepärast, et see on puhas ja sobib piirkond Furtselaaria kasuks. Ehk siis ma tahan öelda, et lisaks nendele paljudele asjadele, millest me räägime meremajandusest, on mere hea puhas seisund võib-olla meie majanduslik konkurentsi eelis tulevikus. Seda me võiksime ka sellises Eesti regionaalses kontekstis silmas pidada. Kui ma tohin
siitpoolt küljest reageerida. Et tuues paralleeli maismaaga, et kõige liigirikkamad, kõige ökoloogiliselt kõige paremas seisukorras ja mingis mõttes ka inimese jaoks väga silmapõhjal väga meeldivad kohad on need, kus inimtegevus on ökosüsteemi ja aastasadade jooksul väga palju muutnud, näiteks puisniidud. Et kuskilt on tekkinud arvamus järsku, et päris looduslik on see ainus ja õige. Seda on raske tõsiselt võtta, sest Euroopas praktiliselt ei ole üldse looduslikke alasid ja need asjad, mida me peame siin looduslikeks, on inimese ja looduse sadade, kui mitte tuhandete aastate pikkuses koostöös sündinud. Nüüd Kassari. Et võib-olla võiks lugeda kokku, kui palju tonne toitaineid võetakse sealt välja vetikate kaudu täna. Et see puhastumine, mida loodus ise teha suudab, see väljendub ju toitajate sidumises mingis orgaanilises massis. Ja kui inimene selle massi kasutusele võtnud, siis kasvab seda kogu aeg juurde ja tarbib ära toitained ja selle pärast on seal paranenud olukord, et inimene on vahele seganud, nii nagu puisniitudel. Katsuks niipidi mõelda. Jaa, ma olen täitsa nõus Tarmoga, et kui me täna vaatame uudiseid ka, et looduse taastamise puhul Soomaal on see juhtunud see õnnetus, et 50 hektarit metsa on ära hävinud, mis seal 100 aastaga nagu tegelikult tekkinud, et me peame ikkagi mõistma, et mida me ikkagi teeme. Aga tulles tagasi selle publikustunud teema juurde, siis väga õige lähenemine, et tegelikult me peame ka täna võib-olla selles rohepöörde oludes otsima seda, kus on meie konkurentsi, mille kaudu seda konkurentsieelist nagu tekitada. Ja üks teema ongi rohetehnoloogiad ja alternatiivkütused, et meri on meil kõrval, see tähendab seda, meil on ühendus kogu maailmaga, me võime seda transportida kuhu iganes, nõudlus on, peamegi nagu vaatama ja otsimagi võimalusi, kuidas me saame konkurentsieelist tekitada ja täna muutunud maailm pakub jälle uusi võimalusi, et me ei tohi kinni jääda, et kuidas me ei saa teha, vaid otsimegi võimalusi, kuidas me saame ja kuidas seda ikkagi lõpuks ka meie ühiskonna kasuks nagu tööle panna. Et see on väga oluline aspekt ja tihti me jääme võib-olla liiga kinni nendesse teemadesse, et kõik on kallis ja see, aga see pakub võimalusi ja merenduses, kui me vaatamegi nüüd erinevaid turge on ja laevaehitusturg, nagu ma näitasin ka, laevade ehitusremont on 54% kasvanud. Seda hoidis kinni puhtalt see, et rohepöörde otsused ei suudetud ära teha, sellega venitati, laevaomanikud lükkasid investeeringuid edasi ja nüüd on laevandus supertsüklisse jõudnud kasvufaasi ja see pakub tegelikult täna meie meretööstusele tööd ja kuna kui ülejäänud töötlev tööstus on juba pikalt languses olnud, siis merenduse oma on olnud kasvus, et merendus pakub ja mere ääres olemine pakub tegelikult võimalusi, turud on lahti üle maailma. Kui Toomas kommentaari tegi, siis oli see mõnes mõttes esmalt kohe Georgile suunatud, et Georg tahad sa siit kohe Toomasele ka vastata? Jaa, võib-olla ma saarlastele nii palju au ei annaks kui Toomas, et tegelikult see Hiiumere farm, mis on minu enda pereettevõte ja mis on ka üks ühistu liige, et tema tegeleb ainult siis vetika ja karbikasvatuse temaatikaga ja seal käivad praegu keskkonnamõju hindamised ja seal me oleme ajaliselt ka saarlastest ees, nii et lihtsalt Toomasele teadmiseks. Imre, kui sa nüüd siin võib-olla slaide ei näinud, aga et said nüüd äkki teada, et see Kassari laht on kõige puhtam ja see kala, mis nüüd välja tuleb, on kõige puhtam ja kõige parem. Et nüüd võiksid hakata veel rohkem sealt välja püüdma ja seda turunduslikult enda heaks kohe nagu ära kasutama. Et näed, teadlased on öelnud, et see on kõige parem, et kuidas on sellega? No see on selline ilus jutt, aga kõige parem kala on värske kala, nii et see on ikka kõige parem kala ja kas ta on Kassarist või on ta Salinõmmest või kuskilt mõnelt püütud, ma arvan, palju vahet ei ole, kui ta on värske ja õieti käideldud ja töödeldud, siis ta on ikka kõige parem kala. Ja meie kala siin ongi hea ja korralik kala, nii et puhas meri ja ikka on hästi, nii et ma ei näe siin probleeme, nii et samamoodi edasi. Ma järgmine küsimus esitaksin kui Taadu liikmena, et selles merenduse valges raamatud, mida Jaagu osakond siin pikka aega välja töötas, on päris palju sees ka mereturismi, rekreatsiooni, ranniku
alade ära kasutamist ja randluse kui kultuuri käivitamist. Täna pole see kuidagimoodi jutuks tulnud, et kas te lühidalt kommenteeriksite ka seda võimalust merekasutuseks, et siis purjetamine, turism ja muu selline meelelahutus, merekasutus. Jaagu juba. Jah, et kui mina mõtlen Hiiumaale, siis minul tuleb esimesena kõige rohkem silma väikesadamad, kuna Hiiumaalt on meie koostööpartnerid ennekõike väikesadamad olnud ja väga aktiivsed ja eeskujuks ka tegelikult teistele. Ja kuna meil on 241 sadamat Eestis, valdavalt erasadamad, siis see on kindlasti see valdkond, kus on hästi palju võimalusi. Ja see on ka üks koht, kus meil hästi ka päris palju probleeme on ja just selle koha pealt, et me ei arvesta võib-olla tõesti kohalike kogukondade vajadustega. Aga ma kindlasti näen Hiiumaa vaates, Hiiumaa on väga hea asukohaga just turismi vaates ja selle rekreatsiooni vaates, puhas loodus, meri ja sadamate võrk on tegelikult võrreldes võib-olla mõne piirkonnaga päris hästi edasi liikunud. Arenguruumi kindlasti natuke veel on, aga see on kindlasti võimalus, et ma isegi ei kahtle. Et see võiks olla ka arvestatav ressursi kasutus ikkagi nii-öelda. Ressursi jah, mingil määral kindlasti, jah. Nii, läheme siis edasi, kuidas on mõtted? Ja siin tegelikult ma ei julge väga palju sõna võtta, sest tegelikult Jaano-Martin on selle teemaga vist kõige paremini Eestis üleüldse kursis ja tema on ka kindlasti see inimene, kes aitas meil 15 aastat tagasi Kärdla sadamat arendama ja taastama hakata. Aga see mõte, et luua Hiiumaal sihtasutus ja panna kõik sadamad nii-öelda ühe juhtimise alla ja läbi selle siis tagada see, et arendatakse tervet saart tervikuna. Et see on tegelikult Eesti kontekstis ka musternäide, et siin peaks paljud piirkonnad võtma eeskuju ja jällegi rakendama sellist koostöövormi, et see on see, kus ei hakata nagu kas regioonis või piirkonnas üksteise pealt tekki ära kiskuma ja midagi kusagil eelisarendama, vaid tegelikult kogukond teeb koos ja sellest võidab kogu see piirkond. Et kui 15 aastat tagasi me Jaanoga ja siis kogu arendustiimiga nagu arutasime seda, siis oli selline jutt, et võiks olla Eestis ikkagi rannikujoonel neid sadamaid nii tihedalt, et sa jõuad mõnusalt päevaga ühest sadamast teise ja saad seda meresõitu ka nautida ja tänaseks see on ka suuresti niimoodi läinud. Ja kui me mõtleme ajas edasi nüüd 15 aastat, siis kuna kõik protsessid on progresseeruvad, siis me juba täna näeme, et kui me täna alustaksime mõne valdkonnaga, siis me jõuaksime 10-15 aastaga ikkagi väga-väga kaugele, et sellepärast on mõttekas alati nagu teel asuda selleks, et kohale jõuda. Imre, kuidas sul on selle nautlemise poolega, et kas see on tänaseks päevaks mõnes mõttes, vaatan sa oled viimasel selliseks kõvaks TikToki staariks saanud, et kas see on ju täpselt selline pool, mis toetab seda nii-öelda rekreatsiooni ja turismi ja sellist natukene võiks öelda meelelahutuslikku poolt? Absoluutselt, Hiiumaal on ju sadamad väga hästi välja arendatud, Hiiumaal inimesed vähemalt mingi osa vaatavad mere poole, mingi osa käivad merel ja võimalused on kõigil antud, lihtsalt siin, eks see Vene aeg siin vahel tegi omad korrektiivid, et ei käidud nii palju merel, aga praegu on meri lahti, sadamad on olemas, kasutage, sõitke merd, muidugi kõik tahavad käia ilus ilmaga, kui päike paistab ja suvi on meil lühike, aga tuleb kuidagi ümber hakata mõtestama ennast, et saab ka sügisel ja kevadel käia merel, et ja merel on väga mõnus. Tarmo, kuidas sina vaatad seda, kui sa Hiiumaa peale mõtled, kas esimesena tuleb ka kohe purjetamine ja ilus ilmmeede? Jah, et purjetavad just rikkad inimesed, seda on neid hästi kasulik siia saarele tõmmata, nemad on maksuvõimelised. Ega siin peab olema väga pragmaatiline, et seda seltskonda, kes oma eluga hakkama ei saa, ei taha ju ükski maa, aga mitte Hiiumaa. Aga et jah, rekreatsioon ja turism on üks nendest 5
tuumikasjast, mille praegu majandus põhineb, aga ainult sellel ta ei põhine, turism saab siis olemas olla, kui on väga võimas infrastruktuur. Et see, ütleme, Lääne-Euroopa linna inimesed, kes satuvad meie sood nähes tõelisse vaimustusse, nendel ei ole jõudu purjekat osta. Need, kes suudavad purjetada, need on näinud metsa, sood ka varem ja mägesid. Et neid ei tõmba enam puhta looduse, nad on seda näinud. Et siis peab midagi muud olema, mis neile huvi pakub. Ja sinna hulka käivad asjad, mida siin on natuke suurema maa ehk Saaremaa rahvast teinud, olgu see ooperifestival või midagi taolist, asjad, mis tõmbavad inimesi kokku. Ja on nüüd paar asja, mis on Hiiumaalt puudu. See on selle klassi inimeste majutusvõimalused, 4-tärni hotellid, mis ei pea suured olema. Ja teine siiski, muidugi ka purjetajad on sellised, kes tahavad kogu Läänemere purjetades läbi sõita, aga veel rohkem purjetajad on sellised, kes tahavad tulla siia mugava Porschega ja siis istuda kas rendipurjekas, maapurjekas ja pärast veel oma Porschega ära sõita. Et nii-öelda ärgitamaks mõtet ja mõeldes siis selle suure väina võimaliku silla peale, tõstke see silla idee Vormsi ja Hiiumaa vahele ja Soila väina ületamine on ju pisiasi. Uusi mõtteid siin täna. Korraks siit käis juba jutust läbi seesama, et meil on palju väikesadamaid ja me ju Hiiumaal ka koolitame väikesadamate spetsialiste välja. Ja täna on see Hiiumaa ametikooli tulevik väga mitmes võtmes selliseks teemaks. Kas selline spetsialiseerumine ja selle mahu suurendamine, mis puudutabki neid sadamaid ja väikesadamaid, võiks olla üks pääsetee, mis nii-öelda aitaks ka sellele Hiiumaa ametikooli siis nii-öelda ellu jääda või võtta võrreldes varasemaga hoopis teine suund või on tegelikult ikkagi Eesti haridusmaastik juba siin reeglid paika pannud, et mujal on see, siin oli juttu, et vajalik on kõva infra, et see infra ja muud asjad on juba mujal olemas, et siin hakata midagi nullist üles ehitama, et tegelikult see on juba eos nii-öelda surnud hobune. See mulle jah, et tegelikult see merehariduse süsteem vajab täna ikkagi väga põhjalikku ülevaatamist tervikuna, et me isegi ei peatuks pelgalt Hiiumaal, vaid kui me hakkamegi rääkima, et 750 kilovatise peamasina võimsusega laevamehaaniku diplom, õpilased on ära kadunud, küsiks, kas see kõnetab või ei kõneta, et mis asi see on. Et tegelikult me peame läbi mõtestama, panema terve merendusvaldkonna haridussüsteemi puslena kokku, et sa saad kuskil baashariduse, sa saad nagu ümber õppida ja lähed ja saad ka selle sektori sees liikuda. Et see on kindlasti see, mida ma näen, et tuleb ära teha, sellepärast et ega see huvi merehariduse vastu ei ole ülisuur täna, et kõik vaatavad IT poole, aga mis on ka positiivne on see, et merenduse puhul unustatakse ära, et merenduses on ka väga suur osa on digitaliseerimine juba, IT, nagu ka meie esitluses oli näha, siis väga paljud IT-ettevõtetel on täiesti eraldi suunad tekkinud, on see targa sadama lahendused, mida täna eksporditakse, rohepööre on pakkunud uusi võimalusi, AI on hakanud pakkuma uusi võimalusi, aga tihtipeale merendusega ei seostata. Ja see on see, mis tähendabki, et me peame ka väikesadamates kuni siis tõesti merenduse erinevate IT-lahenduste ja inseneeriani suutma seda turundada ka noortele, et seda järelkasvu tuleks. Ja see tähendabki see, et me peame tervikuna nii selle füüsilise osa, ehk siis kus mis asi asub, läbi mõtestama kui ka selle sisu. Et see on vajalik ikkagi teha. Aga kas siia otsa nüüd võib öelda kohe lause, et aga sellega tegeleb haridusministeerium? Jah, ütleme niimoodi, et meil on mõte, et peale merendusreformi minna fokusseerida hariduse peale, aga vaatame, mis aeg toob, katsume ikka ühe asja enne kuskil maal ära viia, enne kui uut avada. Nii, Georg? Ja see Suuremõisa ametikool ja mereharidus ja väikelaevajuhid ja sadamaspetsialistid, et ma arvan, et see ainult ei ole kindlasti pääsetee, et pigem peaks seal olema ka teisi erialasid juures, mis aitavad seda elus hoida ja seal, kui vaadata ministeeriumi poolseid seisukohti ja pressiteateid, siis nende jaoks ei ole ju see antav haridus või sisu mingi probleem, et ma arvan, et nad aktsepteerivad seda, et see on heal tasemel, sellega tuleks jätkata, et põhiprobleem on see taristu, nad ütlevad, et see on liiga kallis, see ruum
on liiga suur, nad ei jaksa seda üleval pidada ja tahaksid kuidagi neid kulusid endalt maha saada. Ja siin on sellised hästi võib-olla pragmaatilised lahendused ju tegelikult olemas, lihtsalt keegi ei julge neid otsuseid teha, et kui me korraks mõtleme selle Suuremise lossi kompleksi peale, siis imelihtne oleks viia sinna ära kogu valla juhtimine ja arenduskeskus, jätta sinna alles kõik erialad ja siis raamatukogu ja kool ja teha see sihtasutus ja võtta need opereerimine enda peale ja anda siis vallahoone, mis on täna erakätes 25 aastaks võetud vallale rendile, kus me maksame meeletut hinda, kui vaadata turuhinda, lihtsalt siis sellele nii-öelda riigimaja mahule, mis peaks tulema turuplatsile, et tõsta need riigiteenused kõik sellesse tänasesse vallavalitsuse hoonesse üle. Ja see lahendus oleks olemas, kõik oleksid rahul, me saaksime edasi liikuda. Lihtsalt seal on nii palju siis erinevaid osapooli ja jälle, et seal ei suudeta seda ühisosa leida, et kuidas teha nii, et näiteks ametnik oleks nõus liikuma 20 kilomeetrit ühest kohast teise. Kuidas teha nii, et elukestev õpe saaks ka oma sisu, mitte lihtsalt ei oleks väljend, et inimesed oleksid siis, et neid ei halustataks selle eest, et nad õpivad ka hiljem elus edasi ja nii edasi, et ainult Väike-Sadama spetsialist kindlasti kogu mõisa ei päästa. Kas ütleme see sama valdkond, millega sina täna kokku puutud, kas sellest valdkonnast võiks juba sisse tuua mõningaid õppekavasid, mida 5 või 10 aasta perspektiivi vaadates oleks vaja ja täna koolitama või järgmine saarlased teevad selle töö kõik ära? Väga suuresti nad on meist jälle nagu valgusaasta jagu ees, et nad panid selle eriala pihta. Tehnikaülikooli siis Kuressaare kolledž on olemas, nad juba sisenevad sellesse vesiviljeluse ja sinimajanduse maailma, otsivad seal endale uusi või tähendab siis alustavaid õpilasi. Kindlasti seal on mingeid nišše, mille puhul me võiksime nagu mõelda, aga siis kohe me põrkume sellele, et meil ei ole siis baase ja ainult pingis asju nagu selgeks ei saa, et sul on vaja ikkagi mingit keskkonda, kus sa saad ka praktilist siis sellist teadmist. Ja tuulikute puhul selle minu arust pani ju Pärnu pihta, et nemad võtsid kogu selle tehnikute osa endale, Saaremaa ja Pärnu, et algselt me ju rääkisime ka sellest, selle Suuremõisa lossi baasil, et võib-olla seal peaks olema midagi. Siis me oleme rääkinud veel sellest, et võib-olla seal peaks olema seonduvalt plastitööstusega mingid erialad. Täna me näeme, et plastitööstus järjest kahaneb ja hakkab vaikselt otsi kokku tõmbama, see on ainult siin aastate küsimus on ju, et millegi pärast me kogu aeg oleme nagu 2 sammu maas. Et me räägime hästi palju, me ei julge katsetada ja me arutame kuni selle hetkeni, et sisuliselt me tahame teada lotopiletit ostes mitte ainult neid võidunumbreid, vaid selleks, et investeerida või mõnda otsust teha, me tahame teada ka lisanumbreid. Ja siis me oleme kõik nõus, aga maailm niimoodi ei toimi. Tarmo, kuidas tundub selline haridusvaldkonna laienemine veelgi siia Hiiumaale meresuunal, et kas see üldse on realistlik idee, kas selle osas saaksime rohkem mingit arutelu tekitada? Hariduskeskus on üks sellise tuumiktaristu või tuumikinfrastruktuuri osa, mis inimesi kuhugi üldse meelitab. Kui ei ole head reputatsiooni, siis ei tulda on nii võimas asi kui tahes. Aga saarlased on neile siin eesmeest. Aga selle üle ei maksa väga rikkalt võtteid mõlgutada, tuleb siis leida mingi muu võimalus. Võib-olla mõelda selle pealt, et see Kihnu on siis ees. Kihnu nimelt mõtleb väga juba reaalselt tuulikute taluvustasu peale ja mitte selles mõttes, et palju see täpselt tuleb, vaid kuhu seda kasutada nii, et Kihnust tekiks hariduskeskus. Ja nemad mõtlevad oma Vänta otsast, Kihnu on ju UNESCO ainepärandi nimistus oma pärimuskultuuriga ja idee, mida nad mõtlevad, on, et mitte hakata seda pärimuskultuuri õpetama kui sellist,
vaid seda tüüpi keskus, kus inimesed saaksid õppida, noh, mitte päris esoteerilisi asju, aga asju, mida mitte kuskil ei õpetata. Ma saan aru, et neil on eelised, on seal pärimus kultuurivälju sees, aga et mida ma saan arvata, et kadestamine võtab hästi palju ressurssi. See on nii nagu forell soojas vees ja hapniku puuduses. Et katsuks mõelda absurdsete asjade peale, ma nimetan seda mitte kastist välja nautuda koks, see on väga vale inglise keele, Eestis töötab ka raamidest välja. Hullumeelsed ideid. Et väga õige on see, et muidugi üks hea inimes kaalutleb hästi pikalt ja ühes korda mõeleb enne kui lõikab. Aga elu on näidanud, et see on akadeemia kogemuse pealt, et me oleme katsetanud 10 hullumeelseid ideid, 3-4 on käima läinud. Ja sealt meie reputatsioon, aga neist, mis ebaõnnestuvad, need me unustame ka ise ära hästi kiiresti ja palume teistel ka unustada. Et kuidas seda katsetamist organiseerida, mis võiks toimida, on mul raske nõu anda, aga selles suunas peaks mõtlema. Kõige võimatumad hullumeelsemad ideed, mis üldse pähe tulevad. Vaadake, maailm on nii kummaline, et ka väga hullumeelsete ideede taha tuleb tohutu hulk inimesi, vaadake, kui palju lamemaalasi. Imre, tahad sa siia otsa ka veel miskit osta seoses harjutusvõlguga, Hiiumaal ja tulevikuga? Ma ei tea, ega Suuremaisas on neid õpetatud, mereharidus Hiiumaal oleks väga põnev asi, aga kui mingitel oludel ikkagi kuskilt ei ole võimalik seda teha, siis on vaja ikkagi leida uusi suundasid ja midagi targemat välja mõelda, nagu siin enne räägitud. Nii, meie aeg hakkab otsa saama, aga kui kellegi publikust võiks veel olla soovi küsimuseks või repliigiks, siis selleks me veel aja leiaksime. Tundub, et vist ei ole. Pikk päev on oma töö teinud. Aga siis ei ole muud, kui et ma ütlen aitäh Tarmo, aitäh Jaak, aitäh Georg, aitäh Imre.